Kõik arvavad, et Ameerika sõjaline jõud tuleneb lennukikandjatest, hävitajatest ja välisbaasidest. Nad vaatavad valesse kohta. Ameerika Ühendriikide tegelik jõuallikas on miski, mida sa ei näe. Sest kui Washingtonil oleks vaja, suudaks ta peaaegu üleöö muuta suured osad maailma majandusest sõjaliseks tarnevõrgustikuks. Ja just sellepärast toimub praegu midagi kummalist. USA sõjavägi näib taanduvat. Suured baasid üle Euroopa ja Lähis-Ida suletakse. Kaardid viitavad sellele, et Ameerika tõmbub tagasi. Kuid satelliidipildid räägivad hoopis teistsugust lugu. Sügaval Filipiinide džunglis, kaugedel Vaikse ookeani saartel, paikades, mida enamik inimesi kaardiltki ei leiaks. Ilmuvad uued lennurajad, kütusehoidlad ja sõjaväerajatised. See on Subic Bay Filipiinidel. See oli kunagi Ameerikas suurim välisbaas. Siis suleti see 1992 aastal. See oli ühe suundumuse algus. Külma sõja ajal oli USA sõjaväel 1600 välisbaasi. Nüüd on ametlikult 800 ja need baasid kärbivad end miinimumini. Maailma teisel poolel tuule-õhuväebaas Gröönimaal, mis oli kunagi Arktika tugipunkt, on vähendatud 6000 sõdurilt 150-le. Isegi Rammsteini õhuväebaas Saksamaal on vähendanud oma suurust. 2026 aasta maiks oli sinna jäänud vaid 5000 sõdurit. Siis on veel Peleliu, väike saar Palaus. See oli teise maailmasõja ajal ägeda lahingu toimumispaik, kuid pärast seda hüljati, sest vaadake seda, see asub keset ei kuhugi. Ja just sellepärast ongi see ideaalne. See kõik on osa Pentagoni salajasest võrgustikust. USA sõjavägi ehitas 2024 aastal teise maailmasõja lennuraja uuesti üles ja tegi selle piisavalt suureks, et mahutada enamiku lennukitest, sealhulgas hiiglaslikud C-130 Herculesit. Esmapilgul tundub, et lennuradade ehitamine väikestele Vaikse ookeani saartele pole mõistlik. Lõppude lõpuks on USA mereväel juba 11 lennukikandjat, kuid just see ongi probleem. Lennukikandjad on tohutult suured. Need on nähtavad ja kaasaegses sõjas võib nähtavus olla puuduseks. 30 aastat tagasi võis üks lennukikandja lahingugrupp piirkonda seilata ja muuta poliitilist olukorda üleöö. Mõnikord ei olnud isegi vaja ühtegi lasku teha. 1996 aastal Taiwani väina kriisi ajal saatis Ameerika Ühendriigid 2 lennukikandja gruppi piirkonda. Sõnum oli nii võimas, et Peking taandus. Kuid maailm on muutunud. Tänapäeval on Ameerika vastased veetnud aastakümneid, ehitades rakette, mis on spetsiaalselt loodud selliste sihtmärkide nagu lennukikandjate leidmiseks ja hävitamiseks. Isegi lahingutsoonides, nagu Pärsia laht, tegutsevad lennukikandjad sadade miilide kaugusel Iraani rannikust. See on ainus viis, kuidas Pentagon saab tagada, et nad püsivad rakettide ja droonide eest kaitstuna. See sai selgeks. 5. veebruaril 2026, kui Iraani droon jõudis ohtlikult lähedale lennukikandjale. Ja Iraan ei ole mõõdupuu. Selleks on Hiina. Kui piirkondlik võim suudab lennukikandja grupile probleeme tekitada, kujuta ette, mis juhtub siis, kui mängus on Ameerika kõige võimekam rivaal. Kuid lennukikandjatel on siiski üks eelis. Nad saavad liikuda. Sama ei saa öelda Ameerika hiiglaslike välisbaaside kohta. Nende koordinaadid on avalikud. Nende lennurajad leiab Google Mapsist. Konflikti korral on need ühed esimestest sihtmärkidest nimekirjas. Kui lennukikandjad muutuvad haavatavamaks ja traditsioonilised baasid on üha enam paljastatud, siis kuhu Pentagon edasi liigub? Kuskile, mida on raske leida, kus on veel raskem pihta saada. Raha räägib enda eest. Miljardid dollarid voolavad hajutatud kaugete lennuradade, logistikasõlmede ja saarte tugipunktide võrgustiku üle kogu Vaikse ookeani. Aastatel 2000–2021 kulutas USA sõjavägi 70–120 miljardit dollarit välisbaaside ehitamiseks või laiendamiseks. Isegi siis, kui vanad baasid suleti või vähenesid. Kongress eraldas neil aastatel veel miljardeid dollareid ehitusprojektideks määratlemata asukohtades üle kogu maailma. Kõige kummalisem osa on see, et keegi tegelikult ei tea, kui suureks see võrgustik on kasvanud. Paljusid neist paikadest rahastatakse ebamääraste kategooriate kaudu, näiteks määratlemata asukohad. Avalikkus ei tea, kui palju neid on. Sageli ei tea seda ka Kongress. 2017 aastal tapeti Nigeris varitsuses 4 Ameerika sõdurit. See rünnak tekitas midagi ebamugavamat kui lein. Järgnenud senati kuulamistel tunnistasid mitmed kongressi liikmed, et neil polnud aimugi, et USA sõjavägi tegutseb Nigeris sellises ulatuses. Nad ei teadnud, et riigis oli üldse umbes 1000 Ameerika sõjaväelast. Keegi polnud neile seda öelnud. Keegi polnud pidanudki seda tegema.
Väed olid saabunud, varustatud ja tegutsenud, kuid logistilise võrgustiku kaudu, mis ei vajanud kongressi baasiloa andmist. Valitsus tegi selle lihtsalt nähtavaks. See küsimus, mille see esile tõi, oli just see, millele Washington kõige vähem vastata tahtis. Kuidas saab 1000 sõdurist koosnev armee ilmuda riiki nii, et keegi seda ei märka? Seega algab USA sõjaväe ulatus nendesse täpsustamata asukohtadesse laevastikust. USA mereväel on täna vähem kui 300 lahingkoosseisu kuuluvat laeva. See kõlab nagu probleem. Eriti kui mõistad, et külma sõja lõpus oli laevastik peaaegu 2 korda suurem. Aastakümneid on admiralid ja poliitikud hoiatanud, et merevägi muutub liiga väikeseks. Nad nõuavad pidevalt rohkem laevu, kuid laevastik kahaneb, sest laevaehitusvõimsus lihtsalt ei ole praegu olemas. See ei ole tingimata juhuslik. See on osaliselt sellepärast, et USA mereväel on kummituslaevastik, mida on raskem sihtida. Kas oled kunagi kuulnud lahingulogistika laevastikust? Enamik inimesi ei ole. Ja kui sa näeksid mõnda selle laeva merel, ajaksid sa selle tõenäoliselt segamini tavalise tankeriga. See ongi asja mõte. Neil ei ole relvi, vähemalt mitte selliseid, millega nad tulistada saaksid. Nende sees olevad inimesed on tsiviilmeremehed. See on vaid üks Pentagoni paljudest nutikatest maskeeringutest. Need kaubalaevad ei ole tegelikult kaubalaevad. Vihja on kohe nimes olemas. USNS, Ameerika Ühendriikide mereväelaev. Need võivad küll välja näha nagu kaubalaevad, kuid nad alluvad sõjalise meretranspordi juhtkonnale, mitte mõnele laevandusettevõttele. Kaubaks ei ole midagi, mida saaksid Amazonist osta. See on kõik, mida USA merevägi vajab võitlemiseks. Laevad, mis toimetavad kohale toitu, laskemoona, varuosi ja tankerid, mis toovad kütust. Need laevad on eelpaigutatud üle kogu maailma, pidades asju, mida USA vajab operatsiooni läbiviimiseks. Iga üks neist üksustest suudab toetada kuni 17 000 merejalaväelast ja meremeest, koos kogu nende maa, mere ja õhuvarustusega. Ja keegi ei tea neist eriti midagi. Aga sõltuvus läheb isegi sügavamale kui logistika. Palju sügavamale. USA sõjavägi ei suuda isegi korralikku luuret teha ilma lahingulogistika laevastikuta. Üks ülesandeid, mida neil laevadel on teaduslike ja tehniliste missioonide toetamine ning andmete kogumine vaenlase rakettide ja allveelaevade kohta. Alates 2026 aasta jaanuari lõpust paigutas USA sõjavägi oma jõude Ida-Vahemerre ja Araabia poolsaare ümbrusesse. USS Abraham Lincoln ja USS Gerald R. Ford olid mõlemad selles kaasatud, koos vähemalt 11 Arleigh Burke'i klassi hävitajaga. Samuti hävitajate, ründeallveelaevade ja teiste sõjalaevadega, mis olid piirkonnas laiali paigutatud. 1000 lisaväed toodi piirkonda enam kui 250 sõjalise õhutranspordilennuga. Iraan oli ümber piiratud. See oli Lähis-Ida suurim sõjaline koondumine alates 2003. aastast. Ja see oleks olnud kasutu ilma 2 büroota, millest sa pole kunagi kuulnud. Sõjalise meretranspordi juhtkonnal on kontor Manamas, Bahreinis ja selle Euroopa kontor asub Napolis, Itaalias. Nii olid lahingulogistikalaevad nagu USNS Henry J. Kaiser ja USNS Carl Brashear kohal, et toimetada kohale kuiva kaupa nagu toit, laskemoon ja kütus. Aastakümneid oli Lähis-Ida Ameerika Ühendriikide sõjaväe jaoks kõige lihtsam koht maailmas kütuse hankimiseks. See oli üks selle piirkonna eeliseid. Mõrk toimis, sest kõik oli omavahel ühendatud. Tohutu tarneahel, mis võimaldas Ameerika vägedel peaaegu lõputult tegutseda. Aga kui see võrk satub surve alla, levivad tagajärjed kiiresti. Äkitselt polnud kütus seal, kus see pidi olema. Laevad, mis tavaliselt liiguvad, ei saa vabalt tegutseda. Laevad, mis olid spetsiaalselt varustatud kütuse merel USA mereväe tankeritesse laadimiseks, olid lõksus. Hormuzi väinast on saanud maailma kõige kallim kitsaskoht. Seega pidi merevägi kohanema. Selle asemel, et toetuda püsisadamatele, sõltub merevägi nüüd suuresti tsiviilnaftatankeritest nagu Henry J. Kaiseri klass. Laevadest, mis tegutsevad kaugel avamerel ja tangivad pidevas liikumises olevaid sõjalaevu. Üks laev tuleb kütust üle andma. Teine lahkub pärast paakide täistankimist ning tsükkel kordub, samal ajal kui kütuseallikas väheneb. See on oluline õppetund USA sõjaväele. Igasugune konflikt Hiinaga Taiwani pärast võimendaks seda probleemi. Hea uudis USA mereväe jaoks on see, et seda süsteemi on tänapäevastes operatsioonides testitud ja on tõestatud, et see suudab endiselt toimida. Iga tanklaev suudab vedada umbes 6,8 miljonit gallonit kütust, mis on piisav, et tankida Boeing 747 reisilennukit üle 5000 tunni järjestikuseks lennuks. Probleem on mastaabis. Kokku on vaid 32 laeva
ja neist ainult 15 on tanklaevad. Nii et teoorias peab matemaatika paika, kuid see kehtib ainult siis, kui kõik läheb õigesti ja kokkupõrge Iraaniga näitab, et palju polegi vaja, et midagi valesti läheks. Aastaid on Washingtoni julgeolekueksperdid hoiatanud USA sõjaväe haavatavuse eest meretranspordi võimekuses. Toetumine käputäiele relvastamata tsiviillaevadele, et kanda tohutut kütusekoormust, ei ole elujõuline strateegia maailmas, kus vaenlaseks on konkureeriv riik, kellel on droonid ja raketid valmis. See ei ole enam sõda terrorismi vastu. Oletame, et Vaikse ookeani piirkonnas puhkeb hädaolukord Taiwani pärast. Sest nagu me juba nägime, on see meretranspordi võimekus napp. Konfliktis, mis toimub tuhandete miilide ulatuses avamerel, muutub selline napp võimekus kiiresti haavatavaks. Mereväe lahingulogistika laevastikus on vaid 32 laeva, seega on vaja lisajõudu. Tehniliselt on Ameerika sadamates veel 40 laeva reservis juhuks, kui asjad peaksid viltu minema, kuid paljud neist on vananenud. Seega sellest ei piisa. Seega toetub Pentagon millelegi, mida nimetatakse viisaks. See on vabatahtlik intermodaalne meretranspordi kokkulepe. See loodi oma tänapäevases vormis 1997 aastal ning see on üks kõige vähem mõistetud osi Ameerika sõjalogistikasüsteemist. Kui kriis tabab, saab USA valitsus kasutada eraomandis olevaid USA lipu all sõitvaid kaubalaevu ja kommertstranspordi võimekust. Need laevad on olemas selleks, et USA sõjavägi saaks neid kasutada hädaolukordades. Ja sõja ajal asuvad need kohe tegutsema. Nad teavadki seda tegema. Kui laevandusettevõte registreerib laeva visaprogrammi, kohustub ta tegema selle laeva USA valitsusele kättesaadavaks, kui see riikliku hädaolukorra ajal aktiveeritakse. Sel hetkel saavad sõjalised transpordivajadused tavapärasest kaubanduslikust ajakavast tähtsamaks. Pentagon ei maksa nendele laevadele otsest tasu, kuid tasu on siiski märkimisväärne. Nende omanikud saavad rahuajal tulevaste kaubalepingute sõlmimisel Kaitseministeeriumiga eelise. Seetõttu on 90% USA lipu all sõitvatest sõjaliselt kasulikest laevadest liitunud mereveoprogrammiga. Praegu on laevastikus 60 laeva ja need jäävad sinna vähemalt aastani 2035. Laiendades oma haaret USA kaubalaevastikule, saab Pentagon juurdepääsu tohutule kaubaveo võimekusele, sadadele tuhandetele 20-jalastele konteineritele, miljonitele ruutjaldadele raskeveo kaubaruumi ning miljonitele tonnidele ülemaailmset veovõimsust. Kandevõime, mis liigub iga päev rahvusvahelises kaubanduses. Enamik maailma suurimaid kaubalaevu sõidab välisriikide lipu all, jäädes selliste programmide nagu viisa haarde ulatusest välja. Neid ei saa lihtsalt üle võtta. Selle asemel avaldub mõju hoopis palju peenemal moel. Lepingute kaudu. Kriisiolukorras suudavad Ameerika Ühendriigid peaaegu kõiki teisi üle pakkuda veovõimsuse eest. Mitte laevu hõivates, vaid makstes nendele prioriteetse ligipääsu eest. See on üsna nutikas süsteem, kuid see pole tingimata uuendus. Seda pole isegi varem kasutusele võetud. Tegelikult on see koopia millestki, mida õhujõud on juba varem teinud ja kasutanud. USA sõjaväel on üle 13 000 lennuki kaugelt rohkem kui ühelgi teisel sõjajõul maailmas. Ning transpordilennukid nagu C-130 suudavad viia vägesid, sõidukeid ja rasket varustust otse eesliini positsioonidele. Kuid valdav enamus Ameerika sõjaväelastest ei jõua tegelikult oma kaugetesse sihtkohtadesse nende lennukitega. Väravad Terminal E's BWI rahvusvahelises lennujaamas Marylandis või Seattle Tacoma lennujaamas Washingtonis näevad välja tavalised. Inimesed, kes neist läbi lähevad, näevad välja tavalised. Aga kui sa jällid, kuhu need lennud tegelikult lähevad, siis sihtkohad ei ole juhuslikud. Puhkusekeskused ega kommertslennuliinid. Need ühendavad otse USA sõjaliste üksustega üle Euroopa, Lähis-Ida ja strateegiliste Arktika paikade nagu Gröönimaa või üle Vaikse ookeani kohtadesse nagu Andersen õhuväebaas Guamil. Enamik inimesi, kes neist väravatest läbi lähevad, on USA tegevväelased, kuid nad ei kasuta õhuväelennukeid. See on sama mudel, mida kasutavad tsiviiloperaatorid. Atlas Air, Omni Air, National Airlines. Erinevus seisneb kaubas. Seda tuntakse kui Patriot Expressi. See on mõeldud teenindama sõdureid, kes on ametlikul puhkusel või saavad käsu ühest baasist teise liikuda. Need eraettevõtted on nii tihedalt lõimitud Kaitseministeeriumi transpordivõrgustikku, et nad võivad tegutseda mõnel maailma kõige salajasemal objektidel. Mereväebaas Norfolk, maailma suurim mereväebaas. Siit saavad sõdurid lennata Patriot Expressiga India ookeanil asuvasse Diego Garciasse.
see on kallim kui lasta sõduritel reisida samade lennufirmadega, mida enamik inimesi kasutab, kuid see on ka tõhusam. see on samuti palju odavam kui kõigi sõdurite vedamine suurte kaubalennukitega nagu C5M Super Galaxy, mille lennutunn maksab $57 500. Lisaks tuleb iga lennutunni kohta teha 40 tundi hooldust. Sellise hinnasildiga pole lihtsalt mõistlik neid lennukeid tavapärasteks ümberpaigutusteks kasutada. Seega on Patriot Express olemas selleks, et nõudlust rahuldada, ja see on tohutu. Igal aastal sõidab nende lennukitega 340 000 inimest. Pea meeles, et igal ajahetkel on välismaal umbes 170 000 teenistujat. Ja neid teenistujaid saadavad sageli ka pereliikmed. See on pidev klientide voog. Mis puudutab lennundusäri, siis see on nii kindel kui võimalik. Pentagon maksab hästi, kuid need erilennufirmad otsivad alati võimalusi rohkem raha teenida. Sellepärast ongi olemas Space A. USA sõjavägi võib olla hõivatud, kuid isegi Patriot Expressi lennud pole alati täielikult välja müüdud. Kui oled lennufirma omanik, on see katastroof. Lennud on kallid, ükskõik kes su klient on, nii et korporatiivjuhid teevad pakkumise. Teenistusest pensionile jäänud liikmetel lubatakse kasutada Space A võimalust, kui nende reisiplaanid langevad kokku lennukite ajakavaga. Neil on isegi lubatud oma lemmikloomad pardale võtta. See on veel üks eelis olla USA sõjaväe veteran ning veel üks viis panna raha lennufirmade omanike taskusse. Kuid USA sõjaväe mõju lennundusäris ulatub palju kaugemale kui mõned lepingud spetsialiseeritud vedajatega. Asjad läksid Afganistanis raskeks. 2021 aasta suvel. Kui Taliban Kabulile lähenes, tuli väed ja tunnustatud põgenikud kiiresti evakueerida. USA õhujeisudude logistiline võrgustik sattus surve alla. Neil ei ole piisavalt võimekust nõudluse rahuldamiseks. Seega tuli otsida abi mujalt, mitte Patriot Expressilt ega kallistelt kaubalennukitelt. Nii pöörduti õhujõudude tsiviilreservi lennupargi poole. 18 lennukit sellest lennupargist kutsuti appi inimesi ümber paigutama, kui olukord Afganistanis muutus kriitiliseks. Patriot Expressi vedajad olid kaasatud, kuid 4 lennukit tuli United Airlinesilt, 3 tuli Deltalt ja 2 Hawaiian Airlinesilt. Nad liikusid vägesid ümber Katarist, Bahreinist ja Saksamaalt, sest tavapärased lennukid olid ülekoormatud. See ongi tsiviillennupark töös. See koosneb 450 lennukist, mis on jaotatud 25 erineva vedaja vahel, alates sinu eelistatud lennufirmast kuni FedExi ja UPS-ini. Igaüks neist on lepinguliselt lubanud anda programmi jaoks 30% oma reisilennukitest ja 15% oma kaubaveovõimelistest lennukitest. Lennufirmad säilitavad operatiivse kontrolli, kuid kui nad saavad Pentagoni kutse, peavad neil olema lennukid ja kvalifitseeritud lennumeeskonnad valmis. Nad peavad olema valmis missiooni toetama 3 päeva jooksul pärast telefonikõnet. Sellest ei saa taganeda. 268 neist lennukitest on mõeldud pikamaa rahvusvahelisteks missioonideks ja just neid kasutati Afganistanis. Pentagon ei maksa selle lennukipargi hoolduse eest, kuid kui kõik need lennukid aktiveeritaks, suudaksid need lennukid vedada 90% sõjaväe reisijatest ja 40% selle kaubast. See on nagu olla majaomanik ja lasta üürnikul kogu hoolduse eest maksta, kuni sul endal hoonet vaja läheb. Lepingute väärtus võib ulatuda üle $1 miljardi aastas, nagu nähti 2003. aastal Iraagi vabaduse operatsiooni ettevalmistuste ajal. Aga kogu see kaup laevadel ja lennukitel tuleb kusagile hoiustada. Teist võimalust pole. Täna asub suur osa selles kohtades, mida enamik inimesi kunagi ei märka. Laod sadamarajatiste taga, ajutised kogumisalad lennuväljade lähedal, kaubanduslikud logistikakeskused sõjaliste lepingute alusel. Sama muster, lihtsalt erinevad aadressid. Seda nimetatakse kaitselogistika agentuuriks. Võib-olla võid seda lihtsalt maailma suurimaks laoks nimetada, sest numbrid on jahmatavad. Organisatsioon haldab ja jagab tavaliselt aastas 5 miljonit erinevat artiklit. Keskmine aastane käive 45–47 miljardit dollarit. Võrdluseks, Amazoni koguvarude väärtus 2025 aastal oli 38,3 miljardit dollarit. Kontor asub Fort Belvoiris, Virginias, aga see tegevus hõlmab kõiki osariike ja 122 rahvusvahelist asukohta. Kuid siin on üks konks. Pentagon ei taha tegeleda laohoonete ehitamisega, täpselt nagu ta ei taha tegeleda lennufirmade äriga. Seetõttu rendib ta ruumid tsiviilpartneritelt. Kui tellimused on tehtud, saadetakse kaup välja. Kuid USA sõjavägi ei tegele ka eriti kauba saatmisega.
Neil pole isegi võimekust kogu kaupa ise transportida. Nii nagu vabatahtlike veolaevade ja FedExiga tsiviillennunduses, toetub see tohutule hulgale kolmandate osapoolte logistikaettevõtetele, kes teevad raske töö ära. Sõna otseses mõttes transpordivad need erafirmad 98% tekstiilidest, mida USA sõjavägi vajab. Vormiriided, talveriided. Need alltöövõtjad tarnivad ka 86% varuosi ja peaaegu 100% kütusest. Nii nagu laevadel, näiteks USNS Carl Bracemanil olevad nii-öelda meremehed, on ka autojuhid tsiviilisikud ja nad ei vii neid kaupu vanatüübilistesse baasidesse. Need viiakse tsiviilsadamatesse üle kogu maailma, mis kannavad 90% USA sõjaväe meretranspordist ja 40% selle kaubalennutranspordist. Peaaegu kogu meritsi veetav kaup ja õhuteel veetav kaup tulid nendest sadamatest, mitte sõjaväebaasidest nagu Pearl Harbor. See kõik sõltub täielikult tsiviilinfrastruktuurist ja tsiviilsadamate töötajatest. Kuid selles on midagi kummalist. Kui välisbaase, kuhu minna, jääb järjest vähemaks, siis kuhu need lennukid tegelikult maanduvad väliskonflikti ajal? Millistesse sadamatesse mereväe laevad sisse sõidavad? Kuidas saavad nad tegutseda välisriigi suveräänsel territooriumil? Kas mäletad neid 122 rahvusvahelist asukohta? See kõik on osa paberijäljest, mis ulatub kaugemale kui ükskõik milline lennureis. Välisbaasid ei pruugi enam olla sellised nagu varem, kuid USA sõjavägi on sõlminud hankimis- ja vastastikuse teenindamise lepingud enam kui 120 teise riigiga. See tähendab ainult üht. Turg avaneb. Need lepingud on suhteliselt väikesed, kokku vaid mõni miljard dollarit igal aastal, kuid antud juhul ei ole oluline rahakoti suurus. Oluline on see, kus rahakott asub ja mida sa selle kinnisvaraga teed. Kulisside taga toetub USA sõjavägi lepingute võrgustikule, millest enamik inimesi kunagi ei kuule. Mõned neist on lihtsad. Need võimaldavad sõjaväel vajadusel osta varustust teistest riikidest või rahvusvahelistelt partneritelt. See hõlmab kõike, alates kütusest ja varustusest kuni logistilise toeni. Teised on keerulisemad, põhinedes vastastikustel kokkulepetel, kus liitlased annavad ressursse vastutasuks ühise ligipääsu eest operatsioonide ajal. Kuid mõlemad süsteemid viivad sama tulemuseni. Eelpaigutamiseni. Selle asemel, et oodata kriisi ja siis kõike kohale saata, on tohutud kogused varustust juba eelnevalt hoiustatud, paigutatud sinna, kus neid võib vaja minna. Mõnel juhul on isegi infrastruktuur ise eelpaigutatud, piisavalt selleks, et mõne päevaga saaks kokku panna toimivad baasid. Nii et kui väed saabuvad, ei alusta nad nullist. Nad saabuvad süsteemi, mis juba ootab neid. Tulemus on sama, mis kogu sõjaväe eelpaigutamine ilma baasi välja kuulutamata. USA sõjavägi saab osta koha pealt, ladustada neid kohalikes ladudes ja seejärel saada vajalikku oma partneritelt tegevuspiirkonnas. See ei pea kaupa üle ookeani vedama. Just see aitab USA sõjaväel täita oma missiooni, olla valmis 3 päeva jooksul vastu astuma igale ohule maailmas. Ja tegelikult ei tea keegi täpselt, kus see kõik asub. Tegelikult on Pentagoni andmed kõige kohta, mis sisse ja välja liigub, üsna napid. Me teame vaid seda, et need varjatud logistikalepingud on viimastel aastatel olnud väga olulised. Ilma nendeta langeks Ukraina. Nii lihtne see ongi. Konflikti esimesel aastal kasutas Valge Maja presidendi loovutusvolitust, et anda Ukrainale üle 20 miljardi dollari relvades ja varustuses. Kongressi otsust polnud vaja. Baasi luba polnud tarvis. Süsteem, mille olemasolust keegi ei teadnud, tegutses kiiremini kui ükski ametlik vägede paigutamine oleks suutnud. NATO liidul on kõige tihedamalt integreeritud juurdepääsukohtade võrgustik ja eelpaigutatud varustus. See võimaldas Ameerika Ühendriikidel sõja alguses kiiresti Ukrainale sõjalist ja humanitaarabi saata. Kongressi otsust polnud vaja. Tänu presidendi loovutusvolitusele saab Valge Maja võtta relvi või teenuseid Kaitseministeeriumi nadudest ja anda need partneritele üle. President võib anda korralduse igal ajal ja edastada selle kellele iganes Valge Maja soovib. Kuid ristteenindusvõrgud avaldusid palju ilmsemalt operatsiooni Epic Fury ajal. Ameerika Ühendriikidel on sellised kokkulepped peaaegu kõigi oluliste riikidega selles piirkonnas. Katar, Omaan, Araabia Ühendemiraadid, Saudi Araabia ja nii edasi. Vaatame näiteks seda kokkulepet Saudi Araabiaga. Juurdepääs ja ristteenindus toimivad mõlemas suunas. Mõnikord toob see Ameerikale isegi raha sisse. Saudi Araabia maksis tegelikult USA sõjaväele ja Ameerika ettevõtetele selle lepingu raames oma sõjaväe jaoks vajalike varustuste eest. Pole vahet, kas see oli Jeemeni hutide vastu või Iraani rakettide ja droonide eest kaitsmiseks. Nad maksid selle eest. Pentagon võttis tsiviilreservi õhulaevastiku mudeli ja laiendas seda.
nüüd ei ole vastutav ainult Delta Airlines. Nüüd vastutavad selle eest terved riigid. AXA lepingud peaksid olema vastastikused ja tuluneutraalsed, kuid need, kes lepingule alla kirjutavad, peavad loovutama ka oma infrastruktuuri. Kui kunagi tekib konkureeriv nõudlus, võidab USA sõjavägi. Vaadake näiteks Katari. USA sõjaväel on eelpaigutatud peakorter Al-Udeidi õhuväebaasis. Pealtnäha näeb see välja nagu üks neist vanadest sõjaväebaasidest Lähis-Idas, kus 2026 aasta alguses on kohal 10 000 sõjaväelast. Aga kes teeb tegelikult selle töö ära, et neid vägesid toetada? Mitte ameeriklased. USA kaitselogistika agentuur ostab ja võtab vastu kõik nendesse kohtadesse saadetud kaubad, kuid logistilise töö teeb ära Katar. See hoiab sadamad töös laevade saabumiseks ja hooldab kohalikku taristut varustuse transportimiseks. Kui USA sõjavägi alustas operatsiooni Epic Fury, sai ta esmajärjekorras õiguse nendele sadamatele, teedele ja ladudele, mitte ainult baasis, vaid ka laiali üle kogu piirkonna. Kõik riskid anti üle just õigel ajal. Kuid sellel võrgustikul on üks nõrkus, millest keegi Washingtonis avalikult rääkida ei taha. COSCO, China Ocean Shipping Company, on maailma suurim laevandusettevõte. See kuulub riigile ja selle laevad läbivad Ameerika sadamaid igal nädalal. Mitmetes suuremates USA sadamaterminalides on Hiina investeeringud või tegevusosalus, sealhulgas Long Beachi sadamas, mis on üks 2 kõige tihedama kaubaliiklusega väravast kogu läänerannikul. See on seesama lääneranniku sadama infrastruktuur, millest sõjavägi sõltub varustuse ja tarvikute liigutamisel Vaikse ookeani suunas. Kuid lepingutele rajatud impeeriumitel on nõrkus, mida territooriumile rajatud impeeriumitel ei ole. Taiwani konflikti korral aktiveeriks USA oma tsiviillogistikavõrgu täpselt sel hetkel, kui Hiina võiks suunata oma riigile kuuluvad laevandusressursid vastupidist tegema. Tühistada lepingud, tagasi tõmmata laevad, eelistada teisi kliente, tekitada viivitusi terminalides, kus Hiina kapitalil on sõnaõigus. Pentagon ei saa neid laevu konfiskeerida. See ei saa sundida välisriigi lipu all sõitvaid aluseid. See võib pakkuda konkurentidest kõrgemat hinda veovõimsuse eest, kuid ainult siis, kui see võimsus on saadaval ja selle omanikud on valmis seda pakkuma. Võrgustik, mis muudab Ameerika jõu projitseerimise rahuajal nähtamatuks, muutub nähtavaks ja hapraks just siis, kui seda kõige rohkem vaja on. Kõige võimsam relv on leping ja lepinguid saab rikkuda. Sellised rajatised nagu Al-Udeid olid oma hiilgeajal 90ndate lõpus, kuid tänapäeva odavate droonidega toetatud rakettide ajastul on need lihtsad sihtmärgid. Iraan on viimastel kuudel sellest juba aimu andnud. Sõja esimese kuu lõpuks olid 13 USA sõjaväebaasi Lähis-Idas saanud tõsiselt kannatada Iraani rakettide ja droonide tõttu. Keskväejuhatus pidi hajutama väed piirkonnas, et muuta nad vähem haavatavaks. Ja kui Iraan suudab seda teha, siis kardavad kõik Washingtonis, mida suudab Hiina teha Indo-Vaikse ookeani piirkonna baasidele. Peab olema mingi teine lahendus. Ja see on olemas. Tegelikult, need eralennufirmad ei vii ainult vägesid ja teisi kaitseministeeriumi töötajaid baasidele, mida Iraani ja Hiina raketid sihivad. USA sõjavägi on nii tohutu, et on hakanud tegelema ka hotellindusega. Suurim neist on õhujõudude hotellid, millel on 89 asukohta, kuid ka teistel väeliikidel on oma majutusvõimalused. Üle maailma on saadaval umbes 82 000 tuba, mida kasutatakse ajutisel teenistusel olevate sõdurite, püsivalt ümberpaigutatavate, väljaõppe-rotatsioonidel viibivate ja tsiviillepinguliste jaoks. Need hotellid ei ole mingid räpased kasarmud. Võtame näiteks selle, mis asub Incirliki õhuväebaasi lähedal Türgis. Sellel asukohal on oma golfiväljak ja bassein ning see on isegi lemmikloomasõbralik. Need hotellid olid varem omamoodi ühisettevõtted. Sõjavägi haldas neid ja mehitas neid baasi palgatud tsiviiltöövõtjate toel. Aga 2025 aastal teatas õhuvägi vähemalt, et kavatseb teha ümberkorraldusi. Kui see kõlab nagu korporatiivne jutt, siis see nii ongi. Nüüd otsitakse erafirmat, kes võtaks kogu tegevuse täielikult üle ja loodetakse leida partner 2027 aastaks. Incirlikus võib olla umbes 20 tuumarelva, kuid Pentagoni jaoks on hotelliketi kaasamine osa plaanist. Veel rohkematel töövõtjatel peab olema ligipääs veelgi kaugematesse paikadesse, et USA sõjaväe üleminek hiigelbaasidelt oleks pikaajaliselt edukas, sest neid tekib igale poole. Peleliu oli vaid üks neist. Satelliidipildid tuvastasid 2019. aastal Filipiinidel Palibagi saarel midagi kummalist. Aastaks 2024 oli sellest saanud täiesti uus rajatis koos 2 miili pikkuse lennurajaga. Tehniliselt peaks see olema mõeldud humanitaar- ja katastroofiabi eesmärkidel, kuid vaadake vaid geograafiat ja näete, millele ehitajad tegelikult mõtlesid.
Balibag on Filipiinide kõige läänepoolsem saar. Teisisõnu, see on ideaalne koht USA sõjaväele, et jälgida ja vajadusel astuda vastu Hiina kindlustatud saartele Spratly saarestikus. Kuid mis kõige tähtsam, need hajutatud tugipunktid töötavad ka kaitse poolel. Vaadake lihtsalt Balibagi asukohta. See asub Hiina mandrist kaugemal, mis tähendab, et seda on palju lihtsam kaitsta rakettide ja droonide eest kui näiteks Kadena õhuväebaasi Okinavas, kus teenib 20 000 sõjaväelast. See on ka palju vähem kulukas, kui raketid ja droonid tabavad sihtmärki. Põhimõtteliselt on seal lennurada, mõned laod ja väike hulk sõdureid, kes vahetuvad. Kui Kadena saab kahjustada, on see katastroof. Kui üks neist mikrobaasidest hävib, on teised, mis saavad selle koha üle võtta. Balibag on vaid üks hajutatud tugipunkt. USA sõjavägi sõlmis 2014 aastal Filipiinidega täiustatud kaitsekoostöölepingu EDCA. Filipiinidel on nüüd 9 asukohta, mis on üle kogu riigi laiali. Varem oleks Hiina suutnud sihikule võtta Subichi lahe ja halvata USA sõjalised operatsioonid Lõuna-Hiina merel. Nüüd on Ameerika oma võimalusi mitmekesistanud. Tegelikult on EDCA olnud nii edukas, et Washington on selle idee viinud ka täiesti kõrvalistesse paikadesse. Sellepärast on Peleliu uuesti üles ehitatud. Tõenäoliselt ei oleks see enam USA ja Hiina merevägede lahingupaik nagu teises maailmasõjas. See on Hiinast liiga kaugel, et olla mõistlik lahinguväli. Kuid lennuvälja olemasolu võimandab USA sõjaväel varustust sisse tuua ja kiiresti ohutusse kaugusesse lahkuda. Hajutatud tugipunktide strateegial on veel üks suur eelis. Poliitika toimib palju paremini. Külma sõjaaegsed baasid nagu Kadena või Ramstein on aastaid olnud vastuolulised. Need on kohalikud tsiviilallumatuse keskused. Igal aastal protestivad Okinawa elanikud USA baaside vastu. 2018. aastal läks tänavatele 70 000 inimest, samal ajal kui Jaapani pinged Hiinaga kiiresti kasvasid. Aga kes hakkab protesteerima lennuraja ja mõne laohoone vastu keset eikusagit? Loomulikult meeldivad need uued hajutatud tugipunktid Washingtonile väga. Nii et Peleliu pole ainus endine teise maailmasõja lahinguväli, mis taaselustatakse. USA sõjavägi taaselustab ka Northfieldi Tinianil Põhja-Mariaanidel. Sellel Liiliapadja strateegial on vaid üks asi puudu. Pealtnäha võib see tunduda killustatud. Peaaegu nagu omal käel kokku pandud lähenemine üleilmsele sõjalisele kohalolekule. Aga just see ongi asja mõte. Sest Pentagon on liikunud eemale sellest, et kõike ise teha. See on Jaapi saar Mikroneesia liitriikides. See asub Ameerika baaside vahel Guamil ja Palaul ning USA õhujõud on sellest piisavalt huvitatud, et taotleda $400 miljonit selle pisikese saare jaoks. Plaan pikendada saare rahvusvahelise lennujaama lennurada, et see suudaks toetada USA sõjalennukeid. Strateegia ise ei muutu. See on endiselt seotud ulatuse laiendamisega sügavamale Vaiksesse ookeani, kaugemale Hiinast ning vastupidavuse suurendamisega juhuks, kui olulised keskused nagu Guam satuvad ohtu. Mis muutub, on meetod. Selle asemel, et toetuda ainult traditsioonilistele sõjaväebaasidele, kaasatakse süsteemi üha enam tsiviiltaristut, eriti kaubanduslikke lennujaamu ja logistikasõlmi kaugemates piirkondades. Me teame, kuidas väed ja varustus liiguvad, kes neid liigutavad ning milliseid õiguslikke strateegiaid nad kasutavad takistustest mööda hiilimiseks. Nüüd teame ka, kuhu nad üha enam suunduvad. Kui kõik need kokku liita, saab selgeks Pentagoni salajase võrgu taga olev strateegia. USA sõjavägi suudab vajadusel pidada sõdu maailma vastaspooltel. Mitte sellepärast, et tal oleks kõige rohkem lennukeid, laevu või relvastatud kinduseid, vaid sellepärast, et ta suudab kasutada ülemaailmset majandust oma eesmärkide saavutamiseks. Kui see kriisi ajal seiskub, ei saa Ameerika vägedel Vaikse ookeani piirkonnas relvad otsa. Neil saavad mõne päevaga otsa kütus, varuosad ja voodikohad. Võrk on päris. Juurdepääs on samuti päris. Ja haavatavus on samuti päris. Sellepärast on USA sõjaväe kõige võimsam relv leping, mitte lennukikandja. USA pole ehitanud ülemaailmset maaimpeeriumi. See on ehitanud ülemaailmse ligipääsu impeeriumi, ligipääsu, mida kellelgi teisel ei ole. Ja sina lendad selle toel. Aitäh, et täna minuga liitusid. Loodan, et sulle meeldis video. Kui soovid näha rohkem selliseid videoid, siis palun hakka tellijaks ja lülita teavitused sisse. See tõesti teeb vahet. Aitäh veel kord ja kohtume järgmisel korral saates Map Back.